Nii, proovi alustada. Nii. Armsad vaatajad ja kuulajad, armsad õed ja vennad, me oleme oma piiblitunni järjega jõudnud 1. Korintuse kirja 6. peatüki juurde ja püüame täna sellest peatükist saada ülevaate. Peatükk jaguneb või on seda võimalik jagada 2 ossa. Kõigepealt salmid 1-11 ja siis salmid 12-20. Nii et vaatame siis seda esimest osa. Ja kõigepealt, enne kui me läheme Jumala sõna juurde, palvetame. Isa taevas, me täname sind, et sina oled andnud meie kätte ka eesti keeles oma sõna ja me tohime täna põgusalt vaadata ühte osa sellest. Palume, ole oma püha vaimu läbi ise meile ligi, aita ja juhata meid, et sellest võiks meile vaimulik kasu ja õnnistus olla. Aamen. Loen siis esimese osa 6. peatükist ja Jumala sõna ütleb meile nõnda. Kui kellelgi teie seast on teisega sekeldusi, kuidas ta julgeb lasta kohut mõista ülekohtustel ja mitte pühadel? Või ei tea teie, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle? Ja kui te maailma üle kohut mõistate, kas te siis ei ole pädevad otsustama pisiasjus? Kas te ei tea, et ükskord me mõistame kohut inglitegi üle? Miks siis mitte argielu asjus? Kui teil nüüd on sekeldusi argielus, kuidas te siis võite panna kohtumõistjateks neid, kellest kogudus ei pea üldse lugu? Seda ma ütlen teile häbistuseks. Kas siis teie seas ei ole ühtainustki tarka, kes suudaks otsustada venna ja venna vahel, vaid vend käib kohut vennaga ja seda uskmatute ees. Juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Miks te pigem ei kannata ülekohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha? Vaid teie ise teete ülekohut ja teete kahju ja seda vendadele. Või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Ärge eksige, ei kõlvatud ega ebajumala teenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meeste pilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad päri Jumala riiki. Ja sellised olid mõned teiegi seast, kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. See on siis esimene osa ja siin, nagu me aru saame, teema on usklike inimeste kohtus käimine ilmalikus kohtus. Siin salmis 6 öeldakse üsna konkreetselt seda, vend käib kohut vennaga ja seda uskmatute ees. Nii et see kohtus käimise teema on ilmselgelt Paulusele selline vastumeelne teema selles mõttes, et miks ei saa küsimusi lahendada koguduse sees, miks peab minema asju
väljapoole siis lahendama. See on see suur küsimus, mis siit sellest lõigust esile tuleb. Aga vaatame seda siis salm haaval või järjest, nii nagu see tekst on. Et kui on siis kellelgi teisega mingi probleem, kuidas ta julgeb lasta kohut mõista ülekohtustel ja mitte pühadel. Et siit on selgesti näha see viide ja vihje, millele Paulus meid suunab mõtlema, et omavahelised küsimused usklike inimeste vahel tuleks lahendada koguduse sees. Aga et see teema on selline laiem teema, kohtumõistmise teema, siis ta võtab ette teises salmis nii-öelda ekskursi ja läheb sellise kaugema ja laiema teema juurde ja ütleb, ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle. Et kord see aeg tuleb, Jumal teab, millal see tuleb ja kuidas tema seda korraldab, aga see näitab seda, et usklikel inimestel saab olema kord üsna suur meelevald asju otsustada, mis puudutab siis maailma ja seal toimunud sündmuste sellist õiguspärast käsitlemist. Ja sellele lisaks veel salmis 3 öeldakse, et ükskord me mõistame kohut inglitegi üle. Et see on, eelmine salm piirdus nagu selle maailmaga, mis meil siin on, aga lisaks sellele on ju veel taevane sfäär ja taevased olendid ja siin öeldakse lausa, et on siis tulemas ka selline õiguslik hinnang ja otsustamine inglite üle. Nii et see pädevus, millele Paulus viitab, on kogudusel päris suur ja tundub, et Korintoses alahinnati seda või ei osatud seda siis piisavalt selle nurga alt läheneda, et võiks neid asju ka koguduse keskel ära lahendada. Ja salm 5 ongi siis selline etteheide, eks ole, et kas siis teie seas ei ole ühtainsatki tarka, kes suudaks otsustada venna ja venna vahel. No me usume seda, et igal inimesel on õiglustunne ja kindlasti see õiglustunne on ka koguduse liikmetel omavahel olemas. Ja siin nüüd, kui me oleme Jumala rahvas, Jumala perekond, Kristuse ihuliikmed, siin ongi küsimus meie siseasjade otsustamises ja lahendamises ja see on selline retooriline küsimus, et kas ei ole ühtki, kes suudaks otsustada. Ja vastus sellele võiks olla, et kindlasti leidub. Kui vaadata natukene koguduses ringi ja oleme ju ka tänapäeval selleski olukorras, et mõnedki inimesed on õigusteadust õppinud ja selliste teemadega rohkem kursis, aga teistel on ka see loomupärane õiglustunne ja kindlasti Jumala püha vaim tahab meid juhtida nendes otsustes, mida me teeme, nii et siis me suudaksime otsustada venna ja venna vahel. Nii et see salm 6, millele ma viitasin eelpool, vend käib kohut vennaga ja seda uskmatute ees, see on selgelt etteheide. See on Pauluse etteheide siis korintlastele, Korintuse kogudusele, et sellist asja ei tohiks olla. Ja siit edasi siis, kui on nüüd selline probleem tekkinud, et kuidas seda lahendada, siis Paulus ütleb, et on selline veel niisugune
nagu teine lähenemise nurk üldse sellele õiguse mõistmise teemale ja see siis selgub salmides 7 ja 8. Ja ta ütleb, et juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Ehk siis, kui keegi võtab kohtutee jalge alla, siis ta juba on sisuliselt kaotanud, vaatamata sellele, missugune see otsus siis sealt kohtust tuleb. Ja jällegi 2 retoorilist küsimust, miks te pigem ei kannata ülekohut? No vot, siin on nüüd see koht, kus see õiglustunne meis nagu tõstab pead ja me ütleme, et ikka peab olema õigus ja asjad peavad olema korras ja kui on probleeme, siis need tuleb lahendada, aga siin on see küsimus, et kas me siis suudame kannatada ülekohut, kas me suudame seda taluda ja teinegi küsimus, miks te pigem ei lase enesele kahju teha. Et see on see tõsine selline mõtlemise koht, et selle asemel, et nüüd kohtu uksi kulutada, on üks võimalus, et keegi lihtsalt nii-öelda talub seda ülekohut, mis jällegi meie õiglustundega kipub niimoodi vastuollu minema, aga sellise võimaluse Paulus meile ette toob ja paneb nagu ka korintlased selle peale mõtlema. Nii et see ülekohtu talumine ja kannatamine, see ei ole meile ju võõras teema, ehk meie oma elu jooksul usklike inimestena ikka ja jälle mingites olukordades oleme seda kogenud ja sellepärast siit tuleb ka selline siis tõdemus, et miks ei võiks seda siis niimoodi rahuga teha, et miks peab, kui on mingi probleem, kohe siis sellist õiguse mõistmist taotlema ja ka nõudma. Ja kui ta ütleb, et te ise teete ülekohut ja teete kahju ja seda oma vendadele, siis see ongi see, et juba see kohtusse minek, ilmalikku kohtusse minek on Pauluse meelest siis äärmiselt taunimisväärne ja sellest tuleks hoiduda ja ilmselgelt nendest salmidest tuleb esile see mõte, et usklikud inimesed peaksid oma probleemid, omavahelised probleemid suutma lahendada omavahel. Ja kui tarkusest jääb puudu, siis tuleb paluda seda Jumala käest või ka vaadata natukene ringi, on ju meie vendluses teisi kogudusi ja on ju juriste ja kes ka oskavad siis seaduse põhjal teha selgemaid otsuseid ja õiglust jalule seada. Ja see ülekohtu teema, siit läheb siis Paulus edasi ja ütleb, et ülekohtused ei päri Jumala riiki. Ja see on siis selline etteheide umbes nii, et kui sa lähed kohtusse, siis mõtle, kuidas see mõjub sinu olukorrale igavikus. Ülekohtused ei päri Jumala riiki. Ja nüüd järgmises lauses Paulus loetleb ja toob esile 10 nimetust, selliseid 10 pahet, mille tegijad tema sõnastuses selgelt ta ütleb välja, et need ei päri Jumala riiki. Ja selles loetelus ta kordab osaliselt siis loetelu, mis on 1. Korintuse kirjas 5. peatükis salm 11, seal on 6 nendest loetletud ja ta lisab veel 4. Ja siin on siis nõnda: hoorajad, ebajumala kummardajad, abielurikkujad, salajased ropud ehk uues tõlkes lõbupoisid ja meeste pilastajad, vargad, ahned, joodikud, pilkajad ja anastajad. See on selline äärmiselt ebameeldiv loetelu,
aga on järgmine salm, mis ütleb, et sellised olid mõningad teiegi seas. Ehk sellel ajal ja selles olukorras, kus inimesed ei olnud veel pöördunud Jumala poole, siis olidki mõningad ka koguduse liikmed oma nii-öelda uskmata põlves just mõnegi sellise pahe ja patu tegijad ja osalised, nii et see ei ole mitte lihtsalt niimoodi, et see on kuskil seal maailmas ja neil on oma probleem, vaid ta ütleb, et mõnda inimest see puudutab päris konkreetselt isiklikult, et inimene on selles olukorras elanud ja olnud, aga nüüd siis Jumala abiga sealt välja tulnud ja sellepärast meiegi püüd on, et see ükski nendest 10 nimetusest ei käiks kellegi kohta, kes on koguduse liige ja käib siis koguduses sisse ja välja. Ja 11. salm ütleb selgesti, et kuid teie olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud. Siin siis Paulus toob esile 3 olulist asja, mis on muutunud, kui inimene tuleb kogudusse, kui inimene sünnib uuesti, kui inimene võtab Jumala oma ellu ja hakkab Jumala tahte kohaselt tema sõnaga kooskõlas elama, siis need 3 muutust on tema juures. Te olete puhtaks pestud, siin võib olla viide ristimisele, aga pigem tundub, et see siiski on natukene laiem, ehk siis, et Jumal on puhastanud meid justkui pestes kõigest sellest endisest elust ja pahedest. Te olete pühitsetud, ehk siis see protsess, mis nüüd läheb edasi läbi kogu uskliku elu, et me pühendame ennast Jumalale ja jätkuvalt tõrjume siis halbu asju oma elust välja. Ja viimaks te olete õigeks tehtud. Mõned inimesed tahaksid selle õigeks tehtud ära vahetada ja tuua selle teisele kohale, aga siin siiski on see õigeks tegemine sellises inimese kogu elu haaravas nagu mõõtmes, et ma arvan, et Paulus väga siis läbimõeldult järjestab need, aga need 3 asja on nüüd, mida siis usklik inimene peaks oma elus nägema, kogema ja ka teadlikult rakendama. Olema puhas Jumala ees, käima pühitsuses ja olema õigeks tehtud, õigeks mõistetud siis Kristuse kaudu. Ja edasi selle salmi lõpp ju Paulus ütlebki, et kõike seda 3 asja issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Nii et siin on nii Jeesus Kristus, tema isik, tema lunastustöö, millele me saame toetuda ja toetuda ka sellele jumalikule autoriteedile, mis meil siis on, kui me oleme Jumala lapseks saanud, ja ka Jumala vaimu siis selline algne ja ka jätkuv toimimine meie elus ja töös. Nii et see on see esimene osa, mis puudutab siis 2 venna ehk siis usklike inimeste kohtus käimist ja nagu me aru saame, siis sellelt pinnalt Paulus teeb ka sellise laiema üldistuse ja ütleb, et see, mis oli nagu uskmatus põlves inimeste käitumise viis, et seda kindlasti ei tohiks olla, sest vastasel juhul need inimesed ei päri Jumala riiki. Nüüd vaatame teist osa ja loeme siis
selle kõigepealt. See on salmid 12-20. Öeldakse, mulle on kõik lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Mulle on kõik lubatud, siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle. Toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks, siiski Jumal teeb lõpu nii sellele kui tollele. Aga ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issanda jaoks ja issand ihu jaoks. Ent Jumal on issanda üles äratanud ja äratab meidki üles oma väe läbi. Kas te ei tea, et teie ihud on Kristuse ihu liikmed? Kas ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed ning teha nad Hoora liikmeteks? Ei mingil juhul. Või kas te ei tea, et see, kes hoiab Hoora poole, on temaga üks ihu, sest nagu Jumal ütleb, need kaks saavad üheks. Aga kes hoiab issanda poole, see on temaga üks vaim. Põgenege kõlvatuse eest, mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu, kuid kes hoorab, see patustab iseenese ihu vastu. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Nõnda oli siis Jumala sõna ja see vabaduse teema või see kõige lubatavuse teema on ikka ja jälle läbi kogu siis ristikoguduse 2000-aastase ajaloo esile tulnud ja siin selles lõigus Paulus paneb meie ette siis kaks sellist, me ütleksime piirangut või täpsemat määratlust, mida see vabadus ei tähenda, aga nagu me teame, et on olemas ka kolmas ja seetõttu toome selle kolmanda ka siia sisse, see on siis 1. Korintuse 10 ja 23. Siis 3 korda Paulus ütleb, et mulle on kõik lubatud siiski ja vot siis siiski tuleb sellist 3 täpsustust, mis reguleerivad seda meie vabadust, et ei saa usklik inimene teha või ei tohiks usklik inimene teha, mis iganes talle pähe tuleb. Kõigepealt öeldakse, et kõigest ei ole kasu. Kõigest ei ole kasu. Kui me mõtleme sellele, mida kirikuisa Augustinus on öelnud, temale omistatakse siis tsitaat, armasta ja tee, mida tahad. Tundub, et justkui kõik võimalused oleksid avatud meie ees, ometi kui me mõtleme, et kõigest ei ole kasu, siis see tähendab seda, et kui me midagi teeme, siis me ikkagi peaksime mõtlema selle teo või ka tegemata jätmise või selle mõtte või elulaadi tagajärgedele. Ja Pauluse hinnang siis on selline, et vaadake, kuidas sellega on. Kui sellest ei ole kasu, mõni asi võib olla lihtsalt selline nagu neutraalse mõjuga, aga on ka asju, mis on kahjuliku mõjuga. Ja siin ongi see, näiteks toome sellise näite, et kui keegi küsib suitsetamise kohta, et ei ole meile sellist otsest siis keeldu justkui pandud, siin on väga selge see, kui me vaatame, et ei ole kasu. Kui see teeb inimesele kahju ja rikub tema kopsud ära
ja võib ka tema enneaegset surma põhjustada, siis on selge, et suitsetamine teeb inimesele kahju ja ei ole mõistlik seda teha. Nii et tuleb siis kõigepealt analüüsida natukenegi, mõnigi hetk, mõni sekund inimesel on ikkagi aega otsustada oma tegude ja sammude üle, et mis on selle tagajärg. Mitte see võib-olla see nauding või hetke niisugune elamus, mida ta justkui sellest siis võiks saada. Teiseks, miski ei tohi saada meelevalda minu üle. No ma usun, et ka siin on igal inimesel selliseid näiteid elust võtta, aga mitte väga ammu ma nägin siis ühte kristlikku telesaadet, kus kaks õde rääkisid oma trenni sõltuvusest, ehk nad olid hakanud tegema trenni, oli see siis mingi füüsiline treening ja nad ütlesid, et alguses see oli 3 päeval nädalas, siis 5 päeval ja siis iga päev. Et nii see muutus nagu selliseks sõltuvuseks, et iga päev oli tahtmine ja muidu ei saanud nagu rahulikult olla, kui ei teinud seda treeningut. Et on ilmselge, et see omandab teatud meelevalla meie üle ja siin on mõnigi kord raske seda piiri tõmmata, aga Jumala abiga kindlasti tuleb see panna, et siis see oleks sellises mõistlikus tasakaalus muude elualadega, sest ka nende treeningu asjadega on ju niimoodi, et mõnigi inimene jätab nagu muud ka vajalikud asjad kõrvale ja et saaks aga selle oma treeningu tehtud sellel päeval. No siin tuleb ikkagi vaadata, mis on siis tema ja tema perekonna ja selline laiem mõju, et ta kellegile siis sellega ka kahju ei teeks, kuigi endale tundub see ülimalt vajalikuna. Ja nüüd see kolmas, millele siis eelpool viitasin, on siin natukene edasi, Korintuse kirjas 10 ja 23, et kõik ei ehita kogudust. Vot see on nüüd jälle, et usklik inimene, ta ei mõtle enda keskselt, vaid tema mõtlemine peaks olema koguduse keskne. Ehk siis, et ta mõtleb, mida see teeb kogudusele. Ja nõnda siis, kui me seda nagu vaatame, et see võiks kogudust üles ehitada ja selliselt nagu hinnata oma tegevusi ja kui me näeme, et see kogudust kuidagi halvasti kogudusele mõjub, siis me peaksime nendest tegevustest hoiduma. Nii et justkui ühest küljest kõik on luba teha ja siiski need 3 olulist täpsustust, mida Paulus meie ette toob, et kõigest pole kasu, miski ei tohi saada meelevalda ja kõik ei ehita ka kogudust. Nüüd salmis 13 räägitakse siis toidust ja paastu ajal eriti on sobilik rääkida ka sellistest toidupiirangutest ja Paulus ütleb, et toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks, aga Jumal teeb lõpu nii ühele kui teisele, et ka need toidupiirangud on siis omal kohal, kui need ei muutu selliseks äärmuslikuks ja me teame ju ka sellisest haigusest nagu anoreksia, kus inimene siis nagu läheb sellist väga ranget näljutamise teed ja sellega oma ihule kahju teeb. Nii et aga iga inimene peab leidma sellise tasakaalu oma toidus ja kindlasti ka ajaliselt või ealiselt tema menüü peabki muutuma, et ta ei pea sööma siis kuskil juba pealt 50
pealt 60 aastat, enam nii palju, nagu ta sõi noorena 3-40-selt või kui ta tegi füüsilist tööd. Ka töölaad on siin oluline, nii et igaüks peab hindama oma seda toidu tasakaalu ja ka siin siis iseendale sellised piirangud panema, et mitte mida iganes pähe tuleb, seda ei tuleks süüa. Aga siit läheb siis Paulus jälle meie keha või ihu teema juurde, kuigi ka toit on kindlasti ihu teema, aga teine laad natukene. Ihu ei ole hooruse jaoks, vaid issanda jaoks. Ehk siis, kui toit on justkui meie ihu enda turgutamiseks ja vormis hoidmiseks, siis on kindlasti see teema, mida nüüd selles lõigus Paulus käsitleb, millest inimene peaks hoiduma, see on see, et hoorus, mille all siis mõeldakse kõikvõimalikke seksuaalpatte. Hoorus on üsna lai mõiste ja hõlmab kõiki võimalikke seksuaalpatte, et Paulus ütleb kohe konkreetselt, ihu ei ole selle jaoks, vaid issanda jaoks, ehk ta peaks olema pühendatud issandale ja issand siis on, kes hoolitseb ka meie ihu eest ja aitab meid ka neid pahesid võita. Ja salm 14, Jumal on issanda üles äratanud, ilmne viide siis Jeesuse Kristuse üles äratamisele ja siit edasi ta läheb, et sarnaselt äratab siis ka Jumal üles kord meid, kui me oleme ajaliku surma läbi siit maisusest lahkunud. Nii et Jumal tegeleb meie ihuga ja 1. Korintuse 15. peatüki sõnastuses väga selgelt ta toob esile, et see uus ihu, mille Jumal annab meile peale üles äratamist, see on oluliselt ja olemuslikult ka teistsugune, kui on see praegune füüsiline ihu. Nii et ka sellega tuleb siis arvestada meil. Jumalal on vägi meid üles äratada ja seda ta kindlasti saab ühel päeval tegema, kui me oleme tema omade hulgas, tema laste hulgas. Ja ta ütleb siin salmis 15, toob siis ka jällegi selle inimese ihu mõju teistele koguduse liikmetele. Ta ütleb, et kas te ei tea, et teie ihud on Kristuse ihu liikmed. Kristuse ihu siinkohal on ilmselt mõeldud siis kogudust, nii nagu ka 1. Korintuse 12. peatükis ja mõneski muus kohas sellele viidatakse, et see koosneb siis nendest usklikest inimestest, kes me siin elame ja oleme. Ja ta ütleb, et kas ma võiksin siis võtta Kristuse liikmed, teha nad hoora liikmeteks. See on retooriline küsimus taas jälle, aga siin ta ise vastab ja ütleb, ei mingil juhul, mitte mingil juhul. Ja samas ta ütleb, et sellel on väga konkreetne mõju, siis salmis 16 ta võrdleb siis hooraga suhtlemist ka abielu teemaga ja ütleb, et seal on väga otsene siis nii füüsiline kui vaimne mõju, mis siis sealt esile tuleb. Aga ta ütleb, et kui nüüd keegi hoiab issanda poole, siis ta on issandaga üks vaim, ehk siis meil on vaimne ühendus, vaimne ühtsus Jumalaga ja et me seda saaksime, et me seda hoiaksime, siis tuleb meil see, mis puudutab kõik seda hooruse teemat, see aktiivselt endast ära tõrjuda. Salm 18 ütleb selgesti, põgenege kõlvatuse eest. Põgenege, nii et see siin kõik need mingid siis ebasündsate piltide vaatamine, mis tuleb ka vahest uudistevoost esile, aga eriti mingite artiklite lugemine või mingitele saitidele minemine, see on selgelt asi, mille eest meid hoiatatakse ja põgenege kõlvatuse eest, see on üpris tugev sõna, eks ole, et sellest siis tuleb selgelt hoiduda
ja ise aktiivselt ette võtta seda, et mitte minna selle mõjupiirkonda, vaid põgeneda. Iga patt, mida inimene iganes teeks väljaspool tema ihu, siis ta nagu süstematiseerib või paneb muud patud kokku, et muud patud on väljaspool inimese ihu, aga kui inimene siis mingi hoorusega või siis seksuaalse patuga tegeleb, ta patustab iseenese ihu vastu. Iseenese ihu vastu inimene teeb pattu ja see on asi, mille eest siis tuleb hoiduda, mitte ainult hoiduda, vaid selgelt põgeneda. Ja et me aru saaksime, et meie ihu on Jumala silmis eriliselt väärtuslik, siis on salmis 19 see Pauluse poolt meile selgesti esile toodud. Meie ihu on meis oleva püha vaimu tempel. Püha vaimu tempel. Ja nii, et siin selle püha vaimu templi kohta algkeelne, kreekakeelne sõna on naos, mis tähendab pühamut või templihoone, mitte seda siis territooriumi niivõrd kuivõrd hoonet. Ja see kujund on siis, ta võrdleb seda meie ihuga ja ütleb, et selle me oleme saanud Jumalalt ja me ei ole iseeneste päralt. Ehk siis see on see laiem küsimus, et mis siin maa peal üldse on meie päralt. Me peaaegu ei leiagi sellist asja, mida me saaksime öelda, et see on päris meie päralt, kui ka meie ihu, tähendab meie füüsiline ihu, ei kuulu meile, vaid see on Jumalalt meile antud siin maa peal elamiseks ja selle tõttu on meil ka kord tarvis vastust anda selle eest, kuidas me selle ihuga oleme käitunud, mida me sellega oleme teinud, mida oleme ette võtnud ja kui me saame aru, et tegemist on püha vaimu templiga, siis see on ju väga, väga kõrge hinnang meie kohta ja sellega tuleb arvestada, ehk et me oma ihu ei rikuks ja ka nii füüsiliselt kui vaimselt teda ei kahjustaks. Ja viimane salm selles lõigus ütleb, sest te olete kallilt ostetud. Jah, see on see meile tuntud paralleelkoht 1. Peetruse kirjas 1. peatükk salmid 18 ja 19, et me ei ole hõbedaga kullaga ostetud, siis meie esivanemailt päritud tühistest eluviisidest, vaid Kristuse kui veatu Jumala talle kalli verega. Siin on see taust, et meie eest, meie ihu eest, meie hinge, meie vaimu eest, kogu meie inimliku olemise eest on makstud kõige kallim hind, mida maa peal me üldse võime nimetada. Ja see on makstud, sellepärast meil tuleb ka selle oma ihuga käituda nüüd mõistlikult Jumala palge ees. See 20. salm, see esimene lause on mõnelegi inimesele nii oluline tundunud, et mind puudutab see ka isiklikult, sellepärast et minu isa soovis, et see lause oleks kirjutatud tema hauakivile. Ja kui sa lähed Avinurme surnuaeda ja leiad minu isa hauakivi sealt üles, siis see ongi sinna kirjutatud. Te olete kalli hinnaga ostetud. See viitab sellele Kristuse ohvrile meie eest ja sellele, et meil on üks vastutus tema Jumala ees, et me võiksime elada puhast ja püha elu. Ja see salm siis lõpeb ja ka see peatükk lõpeb sellise üleskutsega, austage siis Jumalat oma ihus. Ehk et ka meie ihu avaldused, see, mida me oma ihuga teeme ja millised mõjud laseme oma ihule tulla, kõik see peaks austama Jumalat. Jumal meid kõiki selles aidaku ja nõnda me oleme selle 6. peatükiga siis lõpule saanud
ja siinkohal tõmbame otsad kokku ja ütleme, kui Jumal lubab, siis nädala pärast me jätkame. Olgem hoitud ja Jumal aidaku meid ja palvetame veel kord. Isa taevas, me oleme vaadanud sinu sõnast mitut olulist asja ja see puudutab nii meie vaimu, hinge kui ka meie ihu. Ja me palume, aita meid oma vaimu läbi elada sinu lastena vääriliselt, selle kutsumise vääriliselt, selle hinna vääriliselt, mida sina oled maksnud meie eest, et me Jumala lastena austaksime sind kõigega, mis meil on, hingega, vaimuga ja ka ihuga. Ja et me võiksime sinu kogudusena olla ka puhtad ja pühad ja pühitsetud. Aamen.